raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head kuulajad, Vaba Sõna stuudios on taas Riigikogu liikmed Evelin ja Anti Poolamets. Tänases saates tuleb juttu Rakvere linnapea valimisest, Rein Veidemanni tühistamisest, riiklikust LGBTIQ tegevuskavast ja loodetavasti jõuame rääkida ka USA uuest julgeolekustrateegiast ning selle tohutust mõjust Euroopale. Aga Evelin, sina olid ka siis kõrvaltvaataja või üle veebi vaataja Rakvere linnapea valimisega seoses, mis toimus sel esmaspäeval. Ehk siis võistlustulle läksid juba ettearvatult siis senine linnapea Triin Varek ja täiesti mitte ettearvatult üllatusena Aarne Mäe EKRE saadikurühma poolt. Selle peale avaldas isegi siis härra Saaremäe imestust, et Aarne Mäe, et mina arvasin, et Poolamets kandideerib. Aga meil on päris pikk pink ja sellepärast miks mitte siis linnapea kandidaadiks ei võiks sobida pikaajaline Virumaa Teataja peatoimetaja, vilunud üks Eesti tuntumaid ajakirjanikke Aarne Mäe, et oli väga tugev kandidaat ja pidas ka väga hästi küsitluste risttulele vastu. Ja tere ka minu poolt ja minu arvates oleks Aarne Mäe olnud see inimene, kes oleks toonud lubatud muutuse Rakverre ja praegune jätkamine senise linnapeaga tekitab kurvastust. Inimesed võib-olla on küll rahul sellega, et näete, et üks teenurk tehti korda. Kõige naljakam on ikkagi see Tartu maantee, et kuidas seda jupitatakse ja mõtled nagu seda remonti seal jupitatakse, et ma arvan, et õige juhtimise all oleksid need tulemused palju suuremad ja mis mind ikkagi hämmastas on see, et inimestel ei lähe Rakverel ja inimestele, isegi ajakirjanikele. Öeldakse, et ajakirjandus on 4. võim, et nemad võiksid ju olla kriitilised võimu suhtes, et tavaliselt opositsioon on vähemuses ja opositsiooni ülesanne ongi ette heita, kritiseerida, et see on nende töö, et muuta juhtimist veel paremaks. Aga selle asemel, et tulla ajakirjanduse poolt opositsioonile appi, tegelikult hakatakse opositsiooni hoopis ründama, maha tegema ja siis püütakse seda koalitsiooni või võimul olijaid veel rohkem ilustada. Ma vaatasin ka Virumaa Teataja esikaant või siit veebi väljaandest suured Triin Vareku pildid, kõik lilled ja jälle mingid toredad ilutsevad lood ja samal ajal, täiesti räige, mina tean, et isegi väiksemates kohtades nagu sellist räigust ei tehta, et linnapea määrab ise endale käskirjaga preemiaid, see on minu meelest absurdne lihtsalt ja muidugi Virumaa Teataja on vait nagu kultrukkis, et selline haletsusväärne ajakirjanduse tase, et lihtsalt nutt tuleb peale. Ja ma toon veel välja näite veel, et kuidas Virumaa Teataja tegi suure artikli sellest, et mõelge Vinni vallas teisel istungil 50% tõsteti volikogu liikme palka. Ma ütlesin, et esiteks on vale, volikogu liikmed ei saa palka, nad saavad hüvitist ja hüvitist selle eest, kui nad kohal käivad, eks ole, kui nad kohal ei käi, ei saa siis ka mingit hüvitist. Aga tegelikult meil toimuvad need tööajal, kell 3 algab volikogu istung, inimesed, kes tegelikult töötavad väga kõrgetel kohtadel meil, on tippjuhid firmades, et see on ka ju see kompensatsioon, et nad samal ajal ei saa oma põhitööd teha. Aga see on ju alla 100 euro praeguse seisuga.
Tartuga. Et meil, nemad tegid sellest suure petukauba, eks ole. Minu meelest see on täitsa normaalne, et näiteks komisjoni liikmed saavad mingit tasu, sellepärast nad tööajalt ära käivad, eks ole. No täpselt. 4 aastat, saad aru, 4 aastat käivad oma tööajast ära, aga see ei ole mingi palk, see on see ühekordne, kui sa oled näiteks 3 tundi seal komisjoni istungil. Sa pead juurde ju arvestama see tulemise kulud ka. Kusjuures Rakvere juhid on nii ahned, et nad endale tõstavad siin neid palku kosmilistesse kõrgustesse, aga komisjoni liikmed nagu praktiliselt tasu ei saa minu andmetel, et inimesed, näiteks opositsioon peab ennast kohale vedama 4 aastat, midagi nad otsustada ei saa, neid siis ülbelt mõnitatakse tihtipeale seal, öeldakse, et istuge, olge vait ja istuge nurga poole, et meil on siin sotsialistlik Isamaa ja olge teie vait. Et 4 aastat käi tasuta tööajast või siis õhtuti, aga nüüd lähme palkade juurde tagasi, et see Virumaa Teataja moonutus tuleb sisse panna ja siis samamoodi, kui Rakvere linnapea määrab endale ise tohutuid preemiaid, eks ole. Ja me andsime muide siis esimese asjana sisse arupärimised, miks ta endale isiklikult preemiaid määrab. Meil oli konkreetne käskiri ka seal, et see on ka meie hinnangul ebaseaduslik, ise endale linnapea preemiaid määrata ei tohiks. Ja siis, aga samal ajal, kui siis tegelikult mõõdukalt tõsteti just nimelt Vinnis vallavanema palka ja see oli 250 €, jällegi võltsis siis, või moonutas Ojapärv seda infot. Ja hakati võeti mingi lähtekoht mingi 4 aastat tagasi või 5 aastat tagasi öeldi, et oi, kui palju nüüd võrreldes 5 aastaga on see palk tõusnud. Siis mõtled nagu selle peale, aga vahepeal on see inflatsioon toimunud. Ja see... Ma ütlen ausalt, mina ei tõstaks palka, aga samas aga see 250 € ei ole suur palgatõus. Mõnedes kohtades tõuseb see 1000 ja 1500. Eks see oli tagasihoidlik ja ma ütlen, ma võrdlen lihtsalt seda, kuidas koheldakse Rakveret ja kuidas koheldakse Vinnit, et see on nii ebaaus. Et näitab ja siis Ojapärv kirjutas mingi ülistava kolumni seltsimees Brežnevist juhkamist, et kui õiglane ja tark inimene tema on. No võib-olla ongi õiglane ja tark, aga vaadake, kui keegi 94. aastast istub sama koha peal, natukene on ümber istunud linnapea kohale. Kuulge, mõelge ka, kas hapuks ei ole läinud ja tuleb sul erakond, kes räägib uuendustest plakatitel ja lihtsameelsed lähevad konksu otsa. Uuendused, uudsus. Muide 6 aastat on keskerakondlane, nüüdne Isamaa liige Varek olnud juba linnapea. Mis uuendustest me räägime, eks ole? Muidugi ta valiti ära ja tähendab, et mitte mingid uuendusi siin linnas ei ole, siin on juba stagnatsioon üle pea kasvanud. No minu meelest rääkida, et Juhkami saab hästi oma tööga hakkama, no see ka ei vasta tõele, sest mina ei tea lähiajaloos praegust, et õiguskantsler oleks mõnele volikogule ette heitnud ebaseadusliku määruse vastuvõtmist, aga Juhkam ise oli laua taga, kui toodi see volikokku määrus, millega saab linnapea iseendale preemiat maksta. Ja muide, see käskiri, millele me viitame, seal isegi see määrus tollel ajal oli veel ebaseaduslikuks muutmata ja seal määruses ei olnud lubatud linnapeal iseendale palka maksta ja mõtle, eelmise aasta lõpus määras siis Triin Varek ühekordse preemia Rakvere linnavalitsuse teenistujale, linnapeale ja abilinnapeale ja see, sa vaatadki, et küll on ikkagi ahned, et sul on 4000 € palk ja sul on ikka veel vähe ja sa määrad ise endale preemiat ja kõik ja ajakirjanike meelest on see väga hea. No nii toredad inimesed, et aga see ei puutu asjasse, kas kellegiga on sul tule bridži mängida või mitte, nagu seda räägib Ojapärv. Oluline on see, kuidas ta oma professionaalset tööd teeb linna peale, et sellist nagu tagumiku laiaks istumist nagu siin Rakveres 94. aastast nagu samad näod
näod, seda ikka annab otsida kogu Eesti peale, on see rekord, eks on ole. rekord küll, jah. Et räägitakse, et kunagi alustati sellega Isamaa võimule tulekul, et Oleg Gross viskas mingisuguse konteineri külmutatud kanakoibi ette ja siis räägati rahvale laiali ja siis Isamaa sai kenasti hääli. Aga muide, mina küsisin abilinnapea Gert Karuselt seda, et ega teie ei tea midagi sellest, et Rakveres ostetakse hääli ja ostetakse kohe hulgi ja 40 eurot tükk juba mitmendaid valimisi ja räägitakse, et rahvas on vaesemaks jäänud, et neilt saab juba 20 euroga või tähendab 20 euroga saab hääled kätte. Ka nendel valimistel jõudis signaale minuni ja ma ei hakka nimesid nimetama, kelle nimesid on minuni jõudnud, aga on konkreetsed nimed. Ma olen käinud kohaliku politseikomissari, politseijaoskonna ülema juures, et paraku on nad ikkagi selles mõttes hädised, et ei ole sellist väga räiget signaali üles korjanud ja igal juhul väga hapu näoga oli abilinnapea Karus ja asus väga ründavale positsioonile, et kaotajad räägivad ikka sellist juttu, aga tegelikult mulle tundub, et Rakvere on nagu Kohtla-Järve, et siin ostetakse ja müüakse hulgi, selline tunne on küll. Kahjuks inimesed ei julge tunnistada, see on suur probleem, sest kui nad on ise näiteks oma hääle müünud, aga mina ütlen, et inimesed ärge kartke, kui te olete kuskil kuulnud, andke meile kohe teada, et need niidid võivad väga kõrgele viia, häälte ostmise niidid, et ma tean, et meeskonnad, minule tulnud signaalid on nii, et meeskonnad käivad mööda majasid, panevad ID-kaardi sisse, makstakse raha välja ja nii arvatavasti 100 hääli ostetakse ja siis asi on selles, et iga tegu üksi on kuritegu, nii et kui te kuskilt olete kuulnud või ka ise oma hääle raha eest andnud, tulge ja rääkige meile, sest nagu see hääle müüja ei ole vastutav muide, hääle ostja on vastutav, nii et kui te meile tõe välja räägite, siis te teete tõelise heateo, nii et ma arvan, et me saame 4 aastat veel küpsetada hääle ostjaid sellega, et nad ei tea, millal keegi siis lõpuks tuleb ja selle tõe välja räägib. Et võib-olla peaks panema auhinna välja selle eest, et tõde välja tuleks, me ei saa taluda, et Rakveres ostetakse massiliselt hääli. Mulle tundub, et Rakveres on välja kujunenud sellised rutiinid, et Narvas ju võeti vahele inimene, et öeldi, et näete, ostab hääli ja algatati menetlus, aga Rakvere on ikkagi, mulle tundub, et nii siin on kõik. Jah, et siin on nagu need rutiinid paika loksunud, et meil on kultuurne linn, meil käib kõik ilusti, meil istub keegi 30 aastat ühel kohal ja kõik on ilusti, siis hakatakse uuendustest jahvatama midagi ja ma küsisin ka sealt Varekilt, et milliseid uuendusi siis te ette näete. Selle peale ta ütles, et ei, me pakume hoopis kindlust. Ühesõnaga valetasid. Aga ma toon veel näite, et vaadates siin Triin Vareku elulugu, et siis aastast 2017 kuni 2023 oli ta Eesti Keskerakonna liige, siis pettis jõhkralt oma valijaid, hüppas poole volikogu pealt minema, näitas nendele oma valijatele keskmist sõrme ja siis maandus Isamaasse, siis me tean küll, kui isamaaline ta on, ta hakkas mind isegi üsna ärritunult ründama valimisdebati ajal, kui ma ütlesin, et Rakvere peab olema eestikeelne ja eestimeelne linn, siis ta ütles, et see on põhiseadusvastane jutt, et põhiseadus tagab kõigile võrdsed õigused, kuidas te julgete, eks ole. No vot, selline on keskmaa ehk Rakvere valitsus, et ma ütleks, et lausa häbematu valetamisega tuldi valijate petmisega. Mis võrdsed õigused see on, kui meil on LGBT filmi propaganda, aga samas linnavalitsus ei anna toetust perede propagandaks, kus oleks siis eestimeelsuse propaganda, et on homomeelsuse propaganda, et nad räägivad mingitest võrdsetest võimalustest. Räige valetamine, et mul oleks vastik istuda seal laua ääres, et kui me oleme küsinud, et te ei anna represseeritutele 400 eurot, eks ole, et nad saaksid üritust teha, aga samal ajal homofestivalile annate. Ja räägivad võrdsusest. Jõulukontserdi jaoks ei ole teil raha, Kaitseliidu jaoks ei ole raha, vaat see ongi selline homostunud, ajupestud
Rakvere võimueliit, kes lihtsalt häbistab linna oma selle homo pealinna tiitliga ja isegi kokaiini pealinn on nende valitsemise ajal siia tekkinud, et häbi hakkab. Aga ma kiidan veel meie kandidaati, et ikkagi läbi rahvuskonservatiivse vaatenurga teeme me seda saadet ja Aarne Mäe rääkis sellest, et Rakveres on vaimsust ka vaja, et betooni oleme palju pannud raha, aga oleks vaja kultuurile, vaimsusele, et me ei oleks unine väikelinn, stagneerunud unine väikelinn, kuhu meid siis Isamaa või Keskmaa või kuidas me teda nüüd nimetame, kuhu ta meid juhib praegu, et selles mõttes EKRE oleks toonud värske tuule tuppa, õhutanud seda tuba. Jah, et Rakverel ju on kuidagi selline, ütleme, et ajast mahajäämuse tunne tekib, eriti kui veel käia seal keskväljakul ja vaadata tõesti seda tuvilat ehk tsentrumit, mis on otse justkui linnavalitsuse aknast ka näha, et jah, muidugi need pärdimajad on ju kõik toredad. See on riigi rahadega ja selle võitlesid välja Riigikogu liikmed tegelikult. Ja, aga need kõik need ilusad asjad justkui toimuvad Rakvere servadest, aga Rakvere keskel jääb nagu järjest inetumaks, teed on väga halvas olukorras, kui hakata sealt kas bussijaama tagant tulema, et kui esimene pilk linna tulles on see keskväljak ja see on küll nüüd väga ajast maha jäänud nüüd. No ja, Rakvere teemade juurde tuleme kindlasti tagasi, aga nüüd me läheme pärast väikest pausi Rein Veidemanni juhtumi juurde. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. No Evelin, kuidas sulle tundus? See oli nagu mingisugusest filmist, kus vana mees kõndis 80-aastane kirjandus emeriitprofessor Rein Veidemann, kuna ta poetas nagu ühe sõna, mõne lause, kus ta ütles, et isadepäeval vast ei olnud kohane selliseid paari näidata. Mul isegi tundub, et kas tegu oli mõnes mõttes näidis hukkamisega, et kui sina julged, vaatamata sellele, et sa oled aastad meid hästi teeninud, oled tubli inimene olnud, aga kui sa julged meie vastu natukenegi piiksatada, võtame sind maha ja tühistame. Ja kusjuures, kuidas see Veidemann ise ütles, et põlvili paluda ja andeks anuda, et ta nii valesti ütles. Ja me mõtleme sinna kõrvale, kuidas presidendina Kersti Kaljulaid käis Riigikogus pusas, kus oli kiri sõna on vaba, et tema võib inimesi süüdistada ilma, et nad oleks kohtus süüdi mõistetud, öeldes, et sõna on vaba, aga praegu üks inimene julges arvata oma arvamust ja ta rääkis ametijärgselt, et see oli jälgprovokatsioon ERR-i homoaktivistide poolt, järjekordne jälgprovokatsioon, sest kes siis ERR-i nõukogus Veidemanni maha võtsid ja väga agressiivselt, nagu mingid komissarid lendasid peale ja kusjuures ERR-is näidati kuritegu, sisuliselt näidati kuritegu, ehk siis Eestis on keelatud laste ostmine asendusemaduse kaudu raha eest, tasu eest, ehk siis need homoaktivistid leidsid, et kuna need tüübid on ostnud lapsed välismaalt, ekspluateerides ühe naise keha nii jõhkralt, kui veel üldse võib ette kujutada, siis võib, eks ole, siis nad leidsid akna, kuidas seda justkui legaalselt seda kuritegu kiita takka. Ja muide, peaminister ju toetab ka, ta ju rääkis ka Riigikogus, et need kuriteod, mis on välismaal tehtud, need kehtivad nagu nende seaduste järgi, et Eestis need kuriteod ei kehti. Et näiteks, ma mõtlen selle peale, et kas kui kuskil Araabia Ühendemiraatides tehakse mingeid rituaalseid, ma ei tea, mingeid toiminguid naistele ja on need orjapidamist, eks ole, võtad orja kaasa. Lapsabielud, no järgmine kord ma ei imesta, kui tuleb mingi Muhamed Ali, kes siin on
lapsega abielus ja meile siis emadepäeval eksponeeritakse. Noh, meil on nii ka asi käest ära. Asi on kaoses, jõhker kultuurirevolutsionääride, marksistide märatsemine. Meenutab Mao Zedongi märatsust Hiinas, kus kultuurirevolutsiooni tehti ja kus ma ei tea, professorid tassiti siis üliõpilaste ette, mõnitati ja peksti neid lausa ja visati auditooriumitest välja, sest nad olid nii-öelda Hiina mõistes kodanlikud, eks. No mis siis praegugi on, et kirjandusprofessor tõe ütlemise eest oma erialasel tööl lihtsalt visati uksest välja. Ja no kes siis hääletasid tema poolt, tema mahavõtmise poolt? Valdo Randpere muidugi, Valdo Randpere, punane aktivist ERR-i nõukogus, kes kogu aeg mingit Rootsi bolševismi meile peale surub, et Rootsi põleb juba, aga tema surub ikka peale, ikka on immigratsiooni vaja, ikka on homondust vaja. Marek Reinaas, Eesti 200, no sellelt 1% parteilt kuuleme me veel igasuguseid sigadusi enne, kui nad ingusele lõplikult lähevad. Mulle tundub ka, et nemad tahavad ennast ajalukku kirjutada sellega, et nemad hävitavad Eesti riiki nii palju, kui jaksavad. No seda nad on teinud, jah. Siis Raimond Kaljulaid muidugi, selle sõna on vaba poolvend, presidendi poolvend, noh ka väga räige sotsialistliku mentaliteediga. Tegelikult tal ei ole parteid, ta lihtsalt hüppab ühest teise ja ongi kõik ja võtab Vene krüptoraha ärikatelt hiigelsummasid valimisteks vastu. Nii et võiks öelda, et meil riigikaitsekomisjonis istub tegelane, kes on Vene krüptoärikate poolt poliitika tippu lennutatud, et palju õnne. Ja tema minu meelest võtabki seda Riigikogu tööd nagu meelelahutust, et kui ma vaatan, kuidas ta neid mingeid küsimusi esitab ja sealjuures Irve Ilmel on, et tema lahutab enda meelt siin. No lähme edasi. Paavo Nõgene hääletas Valdo Randpere Rein Veidemanni mahavõtmise eest. No kes ta on? Ta on Reikopi homopartner ja tema elukaaslane, et elavad koos ja kes siis kõige rohkem ründas? Kes kõige rohkem ründas Veidemanni? Ikkagi siis lakkamatult homotralli oma ringvaates näitav Reikop. Helistas talle veel õhtusel ajal olevat röökinud Veidemanni peale, et kuidas ta siis julgeb niimoodi teha. Kes siis andis ETV töötajate nimel avalduse, et olukord on paigast ära. See oli üks tuntud saatejuht, tähendab uudisteankur, loomulikult homoseksuaalset, tuntud homoseksuaal. Siis lähme korraks edasi, kes seal veel siis tegutsesid, et meil oli muidugi vana kommunist siis Raul Rebane, kujutage ette, perestroika ajal hüppas veel kommunistliku partei liikmeks ja hakkas Eesti televisioonis teisi ka nügima, et hakkake kõik kommunistideks, et see on nüüd siis propagandaekspert. No ta oli siis räige propagandatoru ja ainult juhmur sai perestroika ajal veel komparteisse astuda. Noh, võt selline kamp siis kamandab Eesti Rahvusringhäälingu üle. Kas see ei ole siis nüüd sõnavabaduse ründamine, eks? No see ERR-i tegevus üldse, ma vaatasin, et siis need Eesti homopaar olid teinud mingi kuuse sinna stuudiosse ja siis Piller Haaberi ja sellest oli tehtud meediasündmus, kõik siis arutasid, kas on ikka ilus kuus, et minu meelest vaadates seda homode kontsentratsiooni seal ERR-is, minu meelest eks ERR ennast nime muuta, et kõik saaks aru, millega homovisioon või homoringhääling, see on HRH või mingi selline. Aga välismaal on sama lugu, et sellistes nagu kultuuriringkondadesse pressivad nad ennast jõuga sisse ja hakkavad kultuurisõda pidama ja väänama ajusid pesema inimestele, et sellepärast meil on juba lootus kaotatud EKRE-s, et ETV-d saab ravida ja sellepärast me tegime ka ettepaneku, et selle võiks erastada. Siis me lihtsalt säästaksime 60 miljonit eurot, et erakanalid saaksid selle tööga päris hästi hakkama. Meil ei ole vaja mingit homovisiooni. Ja lahutan kõiki, kes on huvitatud nendest headest ETV saadestest, ka neid on nagu Prillitoos ja veel mõned, et need saated jääksid ka erakanalis alles, et meil ei ole mõte, et me suure vihaga lihtsalt kõik selle sisu ära kaotaksime.
lihtsalt hoiaksime riigi raha kokku ja nad on kultuurisõjas ikka väga räigeks läinud. Ja kui ER oleks erastatud, siis ta oleks ka rohkem tellija nägu või rahva nägu, et tõesti need samad soovitud toredad rahvasaated, ma nimetakski rahvasaated, on Õnne 13 ja Prillitoos ja seal on veel mõningad sellised rahvasaated, mida inimesed tahavad ja mille pärast võib-olla see ER on saanud nagu sellise hea sümbolväärtusega ringhääling. Tekitab ju turvatunde, kui Õnne 13 muudkui jookseb ja jookseb. Aga samas siis on sinna väga suureks paisunud see pool, mis tegeleb selle ideoloogiaga, selle homopropagandaga. Eesti vaenuliku ideoloogiaga, sõna otseses mõttes. Ma tuletan teile inimesed meelde ka, et kui mina olin ERR-i nõukogus, siis sellel ajal juhtus ka üks suur skandaal, et nad hakkasid, mis vaigistati maha, minu jaoks oli see suur skandaal, nad hakkasid järjest näitama putinistlikke sõjafilme, võtsid kõige odavamalt riiulilt midagi ja siis nagu ei vaatakski, mis neil televisioonis on ja mind hakati ka ründama selle pärast, et mulle isiklikult et töötajad helistasid, et kuidas te julgete mind kritiseerida, vaat selline ongi ETV. Ja siis mina ütlen, kui te seadust ei täida ja täitate mulle Putini sõjafilme, näidake see koht, kus on sul seadusesse ette nähtud, et ERR-il on oma seadus, seal on näiteks täpselt kirjas, et ERR siis tutvustab perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit, eks ole. Kui nii on kirjas, siis peab seda täitma, aga nemad siis otsustasid, et see tähendab lapsi ostnud oma perekonda. See on ju vaimne terrorism, eks ole, või siis see kvääride võigas show uuel aastal, kus lapsi visati vastu maad, neid mulaaže, eks ole, see oli nii võigas, nii tülgastav. Üks Rakvere kutt, Erlingi nimeline näitleja, kes nüüd ka mingisuguse võika etendusega on maha saanud. Eile vaatasin muide ETV kultuurisaates jälle see lastel loopija võika mentaliteediga nolk, eks ole, lihtsalt teeb mingid perverdi saateid ja seda näidatakse Eesti ETV kultuurisaates. Ja meil oli ka ju see nädal arupärimine kultuuriminister Heidi Purgale, et kuidas tema siis neid hinnanguid annab, et vahepeal ta ütleb, et ta ei sekku, kui neid lapsi loobiti seal aastavahetuse shows, ka et tema ei sekku, kui ERMis toimus vägistamise ja sellise võikuse etendamine ja siis korraga, kui Rein Veidemann julges seal öelda, et isadepäeval ei peaks laste ostmist või laste ostmisega seotud mehi näitama, siis tema sekkus ja ma küsisin ka Heidi Purgalt, et kus kohas on see piir, millest nagu üle ei astuta selle võikuse piir. Ja Evelin, et täna me ilmselt USA julgeolekustrateegiast ei jõuagi rääkida, aga teeme põhjalikumalt järgmisel nädalal. Aga riik, kuna meil juba läks selle kultuurisõja teemale, mida siis ERR-is aktivistid peavad, siis esmaspäeval oli meil ka üks arupärimine riiklikust LGTBIQ tegevuskavast. No see on ka üks hirmus asi, et sina oled üks küsimuste esitaja olnud, et räägi siis, millega tegu? Kuna vastu võeti ju majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt LGBTIQ tegevuskava ja see hõlmab ka kohalikke omavalitsusi ja see toob ka kaasa kohalikele omavalitsustele kohustusi ja kuna regionaal- ja põllumajandusminister Johannes Terras on ka tegev just tema valdkonda kuuluvad kohalikud omavalitsused ja siis ma küsisin tema käest, et mida see siis kaasa toob, et millega peavad siis kohalikud omavalitsused arvestama, kui nad hakkavad nüüd seda LGBTIQ seksuaalide tegevuskava ellu viima, et kus on need rahad ja kus on see juhis, siis naljakas on see, et neil on ametlikud dokumendid, et nüüd hakatakse tegevuskava ellu viima ja ma küsin siis täpsustusi, see läheb keerutamiseks, see on nagu piinlik. Terras ütles ka, et see ikkagi peaasjalikult kuulub majanduse ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusesse. Majandusministeeriumi alla, just.
ja aga samas ka lõpuks Arvo Aller ka ju kutsus ta korrale, küsis, et kuulge, et COVID ju kuuluvad teie alla, see on ju teie ministeerium, see on ju teie vastutusala. Siis tuli vastus, on küll, aga ega me ikkagi tahame kõigile võrdseid võimalusi. No mis võrdsed võimalused, kui LGBT-le tuleb eraldi programm? Nad on privilegeeritud hulluks minek, riiklik hulluks minek. Et muide ERR-is on see päris põhjalikult lahti kirjutatud, mis siis tegevuskava ette näeb. Te teate, see on mitu A4, annab ikka lugeda, et ma toon mõne näite ainult, et õigusruumi osas töötatakse selle nimel, et võrdse kohtlemise seadus on seksuaalse sättumise alusel diskrimineerimine, keelatud tööelu kõrval toodetele ja teenuste kättesaadavus, haridus, tervise, sotsiaalteenuste valdkonnas, siis perekonnaseisu toimingute seadust kajastatakse nii, et sooandmete muutmist puudutavates sätetes kasutatavat terminoloogiat analüüsitakse nii, et te võite igal ajal oma sugu muuta, see on tahteavaldusel põhinev ja siis panete X sugu või siis intersooline ja ühesõnaga selline võigas, tõesti talumatu hullus, mille peale ma ütlen, et ülestõusu on vaja selle kamba vastu. Kukutada see valitsus loomulikult valimissedeli abil, aga enam ei ole võimalik taluda lihtsalt seda õudset riigi lammutamist, kultuuri lammutamist. Ja nad toovad välja, et tegevuskava eesmärk on suurendada eri valdkondade tööd ja tagada kõigile inimestele võrdsed võimalused just eneseteostuseks, aga samas seksuaalid ju räägivad ainult oma mingi seksuaalsest eneseteostusest ja ta ütleb, et sellest ministeeriumi leheküljest, et toetav keskkond peab olema olenemata inimese sooidentiteedist, sootunnusest ja seksuaalsest sättumusest. Ma näengi, et tegemist on ju ainult seksuaalide mingi erivajadustega ja eraldi tähelepanu pööratakse transinimeste, mis transinimesed, nad on transseksuaalid ja minu meelest ongi üldine nimetus, nad on seksuaalid, nende elu käibki selle seksuaalsuse, seksuaalse orientatsiooni, seksuaalse enesemääratluse ümber, et ütleme otse välja, et seksuaalid. Tegelikult käib lihtsalt vaimne terror ühiskonna vastu ja kuna meil selgub, et Eestis on psühhopaate ikka üle normi keskmiselt, siis nad ei jäta ühtegi võimalust kasutamata, näiteks vanemat põlvkonda mõnitada, et te olete ajast ja arust, te olete vihkajad, foobid, soofoobid, transfoobid, homofoobid, et milline solvang oma enda vanavanemate suhtes, et selline häbitu kultuurisõda. Ja ma küsin siin ka terraselt, et kas te hakkate kaardistama, et kõigepealt on ju vaja teada, kus me alustame, et mina näiteks Vinni vallas pole kuulnud, et meil peaks probleem olema seksuaalidega aga nüüd soovitakse, et näete, et tuleb ka vallalehele mingi väike lingikene, kus siis kõik seksuaalid saavad oma probleemidega pöörduda ja Terras rõhutas, et tuleb siis jälgida, et seksuaalide kogukonna vastu on toime pandud vägivallajuhtumeid. Ma ütlen, et tegelikult vägivallajuhtumeid pannakse kõikide kogukondade vastu, et vaadake, et me peaksime lihtsalt seda vägivalda vähendama. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre Raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja me hakkame saadet kokku tõmbama ja mul tuli vahepeal meelde, et me ühe kangelase jätsime nimetamata selles ERR-i saagas, et kes siis ikkagi sai meil ERR-i uueks nõukogu juhiks, see on siis Sulev Valner, kes sai oma juudaseeklit kätte ja hakkab seal kõrgemat palka saama või tähendab kõva hüvitist saama. Ja tema oli see, kes ära räägiti Veidemanni mahavõtmiseks, et ma tegin ka siin internetis nalja, et ütlesin, et kas nüüd siis nagu tuleb alatuse etaloniks teha üks Valner võrdub kui palju või. Et tegelikult minna niimoodi auväärse professori kallale nii toorelt ja nii alatult ja nii müüdavalt, et minu meelest see oli päris inetu oma karjäärile selline lõpp panna ja kusjuures ma ütleksin niimoodi, et Veidemann on olnud ikkagi väga leebe oma kohal, ta on ikkagi
hästi ümmargune, ma olin ise ka tema ajal seal ERR-i nõukogus, aga vaata, need liberaalsed kultuurisõdalased ei alasta ühtegi eksimust, et oli üks lause, see pärast seda alastust ei olnud, et kuidas sa julged laste ostu kritiseerida. Ja ma tuletan veel meelde, et ERR-i juhi koht ei ole sugugi, nõukogu juhi koht ei ole sugugi väike, et eelmine aasta algus ju määrati ERR-i eelarvest 40 000 preemiaks juhatuse liikmetele ja Rein Veidemann sai siis brutosummana kuskil 5700 eurot preemiat, aga ka nõukogu liikme hüvitis on päris suur, sinna 1000 euro kanti, ja kui tõesti nüüd Juudale oli võimalik oma positsiooni parandada ja nõukogu esimees saab minu meelest ka ligi 4000, et ma pean nüüd andmeid kontrollima. Ja, see oli magus koht, aga kõik see oli nii alatu, et Valner tegi ennast täis ja peab ütlema, et Veidemann lahkus sellise auväärse hoiakuga, et inimene nagu selles asjas suutis väärikaks jääda, nii et minu lugupidamine ja sellega tahakski täna lõpetada. Aitäh kuulamast! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.